me siis räägime küülikutest ja närilistest. Kõigepealt mul on sulle üks suur palve, palun lülita oma mikrofon välja, et siis me saame paremini seda kõike organiseerida ja kui sul on küsimusi, siis ma üritan leida selle aja, kuna see on selline teema, milles ma võin lõputult, aga proovime siis nendele küsimustele vastata või siis selle veebiseminari lõpus. Minu nimi on Marika, mina töötan Petsiti loomakliinikus administraatorina ja mina olen suur näriliste küülikute fänn, olen Eesti Loomakaitse Seltsi vabatahtlik ja hoiukodu siis närilistele küülikutele. Sellega tegelen juba mitu aastat. Endal on ka suur kogemus nende pidamisest üle 15 aasta vist. Ja endal on mul ka kodus mitmed närilised praegu, mul on tšintšilja, mul on väikesed dekoratiivhiired, mul on küülik, mul on merisead ja nagu ma juba ütlesin, pakun siis igasugustele närilistele küülikutele hoiukodu selleks ajaks, kui kas neid ravitakse või siis otsitakse neile uus kodu. Alustame siis selle teemaga, et mis on olulised momendid. Ütlen veel sulle väga hea välja, et selle seminari lõpus valib välja inimese, kes saab endale 50-eurose kinkekaardi. Püsilainel palun. Ja veel üks hea asi, mis meid ootab ees, on see, et täna tuleb meile külla ka loomaarst Priit Peetris, kes siis tegelebki Petsiti loomakliinikus just närilistega ja küülikutega, eksootiliste loomadega, lindudega. Ja siis me saame natuke tema käest ka uurida, kuidas siis teha nii, et meie loomake oleks õnnelik. See on väga oluline, et see meie loomake oleks õnnelik, et tihtilugu kahjuks närilisi küülikuid võetakse ainult sellepärast, et on hästi nunnud. Ja nad on tõesti nunnud ja siis inimesed teevad tihti, et võetakse seda looma sellise mõttega, et ma ei saa hoida, ma ei saa pidada koera või kassi, võta mingi väikese küüliku või väikese närilise endale, see on kordades lihtsam. Tegelikult see lihtsam ei ole ja ma loodan, et täna ma oskan ära seletada, miks ei ole see üldsegi lihtne. Ja kolmas asi, mis tihtilugu eksitakse nende loomadega, on see, et võetakse siis laste jaoks. See tähendab seda, et täiskasvanud inimene võtab selle pisikese närilise või küüliku ja ütleb, et mina võtan teda mitte endale, vaid lapsele, et laps peab vastutama, laps peab hoolitsema. Head inimesed, et alati, kui me võtame endale looma, esiteks see peab olema väga läbimõeldud otsus. Me peame aru saama, kas see loom mahub meie tulevikku, kas meil on aega temaga tegeleda ja vastutab looma eest alati täiskasvanud inimene. Lapse käest ei tohi küsida seda täisvastutust, et laps kindlasti peab ja võib aidata, aga vastutab siiski looma eest täiskasvanud inimene. Aga siis räägime natuke sellest, et kes need närilised üldse on. Et närilisi on hästi palju. Võib-olla te teate, et närilised ongi üks selline liik, mida on üle maakera igal pool. Nad elavad ka kõrbedes, nad elavad ka seal, kus on pidevalt lumimaas ja madalad temperatuurid. Ja kodustati närilised mitte nii väga ammu, nagu oli see tehtud näiteks koerte või kassidega. Ja tegelikult närilised ongi kodustatud metsloomad. Ja me peame kindlasti arvestama nende loomulike elutingimustega, mida nad looduses on elanud eluaeg ja me peame pakkuma neile väga lähedased tingimused, et nad oleksid õnnelikud meie kodudes. Veel 25 aastat tagasi umbes küülik või tšintšilja oli päris haruldane kodulemmik. Et neid peeti siis kas farmides mingis teistel eesmärkidel. Nad on ka laboriloomad, nagu te teate, kõik need merisead ja rotid ja hiired ja neid kasutati ka selleks. Aga tasapisi hakkas see asi arenema ja inimesed avastasid, et need loomad on väga toredad, väga sõbralikud ja seltsilised ja targad loomad ja tõesti nad on targad loomad. Ja neid hakati siis rohkem pidama ja praegu meie kodudes leidub absoluutselt erinevaid närilisi. Need on hamstrid, liivahiired, tšintšiljad ehk villakhiired, igast sorti küülikuid peetakse ja merisigu ja
teegud, mis iganes loomad ja neid on tõesti, neid on hästi palju, neid peetakse palju ja oluline on ka see, et kui kass ja koer satub hätta või temal on valed elutingimused või midagi temaga juhtub, siis varem või hiljem inimesed märkavad seda ja nad hakkavad nagu abi kas otsima või siis teised inimesed märkavad, et loom vajab abi. Närilise ja küülikuga on niimoodi, et nemad elavad suletud uste taga ja meie niisama neid ei näe. Ja siis ongi väga oluline, et iga närilise ja küüliku omanik saaks väga hästi aru, mida tema loom nõuab, mis elutingimusi, milliseid toite ta sööb. See on väga oluline, sest suurem osa tervisemuredest närilistel ja küülikutel just tulenevadki sellest, et kas on vale pidamine või on vale toitumine. Muidugi on ka infektsioone, nendest me räägime lõpupoole, aga jah, et kui me peame neid valesti, siis me kahjuks meie loom ei ole meie kõrval õnnelik ja temal võivad tekkida igasugused mured. Ja alustame siis sellest, et kui kaua närilised elavad. Et väga suur viga on selline, et me võtame selle loomakese ja mõtleme, et mis need närilised ikka mõned aastad. Ja tõesti, rotid, väikesed hiired, dekoratiivhiired, hamstrid, nende viga ei ole väga pikk. 2-3 aastat keskmiselt, eks ole, või 3 aastat on juba väga hästi. Aga kas te seda ka teate, et näiteks kellele kuulub rekord näriliste maailmas, kui kaua elab kõige pikema elueaga näriline ja kes ta on? Teate? Ei tea, mina ütlen teile. See on villakhiir ehk tšintšilja. Tšintšilja võib elada lausa 15, isegi 20 aastat. Et kujutage ette, kui te võtate endale seda villakhiirt, siis te peate aru saama, et see ei ole aastaks, 2-3, vaid see on pikaks ajaks. Ja kogu selle elu ta peab elama õnnelikult, olema terve, teie peate tema eest vastutama. Päris kaua elavad näiteks küülikud, 8-10 aastat, isegi merisead keskmiselt elavad kuskil 6 aastat, aga täiesti tavaline on elada isegi 7-8, üks minu merisigadest elas lausa 9,5 aastat. Nii et ei saa öelda, et närilised on lühikese elueaga ja siis ajutine lõbu ei ole. Nii, ja kui me nüüd räägime sellest pidamisest, et ma üritan teile täna selgeks teha ka seda, et see näriliste pidamine ei ole päris lihtne, ta ei ole väga keeruline, aga ta ei ole päris lihtne ka. Ja kui sinu näriliste pidamisest arusaamine on selline, et ma võtan looma, panen ta puuri ja siis ta peab seal olema, lihtsalt oma ette ja korra nädalas võtan ta välja selleks, et puuri puhtaks teha, siis palun ära võtta närilist. See ei ole õige närilise pidamine. Närilised on ka väga sotsiaalsed loomad. On närilisi, kes ei taha seltskonda, näiteks hamstrid peetakse tavaliselt, sest nemad ei taha nagu väga omavahel suhelda ja nad võivad kaklema minna, territooriumit jagada. Aga on ka näiteks selliseid loomi, keda mõnes riigis on lausa keelatud üksi pidada. Need on näiteks merisead, kes on väga sotsiaalsed loomad. Väga sotsiaalsed loomad on ka rotid, teegud, tšintšiljad. Nemad tahavad tavaliselt ikkagi mitmekesi elada ja siit tuleb jälle üks sihuke koht, kus peab hästi ettevaatlik olema, sest närilised poegivad, sigivad väga rikkalikult, ütleme niimoodi. Näiteks merisiga võib tiineks jääda juba tunni aja pärast peale poegimist. Ja kui me hoiame siis erisevust loomi ühes puuris, siis me uppume poegadesse lihtsalt ära. Ja sellepärast ongi väga oluline, et kui teil on kodus sotsiaalne loomake, sotsiaalne näriline, siis nemad peavad olema ühest soost kindlasti, kui te ei taha, et tõesti neid poegi tuleb päris tihti, väga palju ja neid on igal pool pakkuda. Kui me avame kõik need kuulutuste portaalid, siis igal pool neid on täis, et annan koos puuriga ainult võtta, palun, et mul ei mahu enam koju. See paljundamine läheb väga tihti kontrolli alt välja ja siis kahjuks sellised loomad ka päris tihti satuvad loomade varjupaikadesse. Et seda vältida, siis tuleb väga hoolikalt mõelda, kas mul on ikka ühest soost loomad ja kas ma ikka tahan sellega kõigiga tegeleda ja kuhu ma need pojad panen. Nagu ma juba ütlesin, et toitumine näriliste elus on väga-väga oluline, sest et kui nemad ei söö õiget toitu, siis nemad võivad väga kergelt haigeks jääda. Aga see on loogiline ka, et kujuta ette, kui sina ise peaksid
oma tavalise toidu asemel sööma näiteks värsket heina, mis siis, et väga kvaliteetset, ma usun, et väga kaua see tervena ei püsiks, eks ole. Samamoodi on ka loomadega. Et kui me pakume neile õiget toitu, kui nad söövad õiget toitu, siis nad saavad kõik oma vitamiinid kätte, mineraalid ja kõik tähtsad ained. Ja siis nende eluiga kindlasti pikeneb ja elab õnnelikult. Et alustame siis kuivtoidust. Närilisi on erinevaid. On närilised, kes on omnivoorid ehk siis kõikesööjad ehk siis segatoitlased, eks ole. Nemad peavad saama kindlasti ka midagi loomse päritoluga, mingit toitu, mis on ka koostises ka loomse päritoluga ained. Need on näiteks dekoratiivhiired, hamstrid, need on kindlasti ka rotid ja on aga selliseid närilisi, kes söövad ainult, nad on puht veganid, nemad söövad ainult taimset toitu ja kui me pakume nende jällegi midagi loomset, siis jällegi see neile üldse ei sobi ja nemad ei tohiks seda süüa. Kui me räägime siis kuivtoidust, mina alati soovitan, et valige palun just see toit, mis sobib konkreetselt teie lemmikuliigile. Need toidud, mis on miksitud kokku ja peal on siis pakendi peal on kirjutatud, et for rodents and bunnies või näiteks, et mis tähendab seda, et näiteks nii närilistele kui küülikutele. Minul tekitavad väga sukast umbusaldust, sellepärast et vajadused on siiski väga erinevad ja ma ei kujuta ette, kuidas saab ühte sama toitu süüa näiteks rott ja küülik või merisiga. Ma ei kujuta seda ette. Ja sellepärast, kui te lähete ikkagi poodi ostma mingit konkreetset toitu, siis palun valige just see toit, mis sobib konkreetselt teie liigile. Näiteks merisigade puhul nemad vajavad hästi palju C-vitamiini. Nende organism ise C-vitamiini ei tooda ja kui me anname nendele sellist toitu, mis ei ole rikastatud C-vitamiiniga, siis jällegi ta võib kergesti haigeks jääda ja tema immuunsus nõrgeneb. Teegude puhul tuleb eriti ettevaatlik olla, kuna teegudel on väga kõrge veresuhkru protsent ja kui me anname neile midagi magusat ja päris palju, siis ilmselgelt see loom jääb haigeks. Tšintšiljadel on ka väga sihuke peen dieet, mida peab kindlasti nagu jälgima ja andma siis ainult tšintšiljade toitu neile. Ja kui me räägime veel toitudest, siis on selliseid toite, mis on nagu müslilaadsed siuksed, et seal on erinevad koostisosad ja tihtilugu närilised lihtsalt võtavad sealt seda, mida nad tahavad, mis meile rohkem maitseb, aga võib-olla kõige olulisemad ja kõige tähtsamad ja vajalikumad ja kasulikumad asjad lihtsalt jätab välja ja siis viskab selle poole toidu lihtsalt minema. Et seda ei juhtuks, ma alati soovitan, et võtke mingi selline toit, mis näeb välja nagu ühtlane graanul. Näiteks selline ühtlane graanul, kus ta ei saa siis valida midagi välja, ta sööb kogu oma selle toidu ära, mis siis, et vähem, ärge muretsege, kui teie küülik näiteks ei söö kuivtoitu. Kuivtoit näriliste jaoks on suht sihuke pigem maius või ta on nagu teise järgu toit. Et kõige olulisem, no ma ei räägi praegu nagu rotidest ja teistest, et ma räägin praegu rohkem nagu merisigadest ja küülikutest. Sellepärast, et küüliku ja merisea põhitoit on ikkagi hein ja hein peab olema kvaliteetne. Ja kui meie küülik või merisiga heina ei söö, see on probleem. Probleem ei ole, kui ta ei söö seda kuivtoitu. Et põhiline, kui ta sööb ikkagi heina, siis temaga on kõik korras, siis ta kulutab oma hambad ilusti, siis tema seedimine toimib ilusasti ja sellega me jätame välja suured tervisemured. Nii, kui me räägime siis maiustest, et maiustega on niimoodi, et see peab olema ka, et kui me lapsele ei taha palju komme anda, eks ole, see on õige ja samamoodi ärme hellita väga oma närilisi küülikuid nende igasuguste maiustega ja kui juba maiused me anname, siis need maiused võiksid olla ka väga tervislikud. Et praegu on juba suvi käes peaaegu, natuke külm küll, aga siiski rohi juba kasvab, võililled õitsevad ja vabalt võib näiteks aiast või metsast tuua kõige need tervislikumad maiused, mis on siis näiteks vaarikaoksad koos lehtedega, mustasõstraoksad koos lehtedega,
võililjelehed, isegi võililjaõied, et need on niisugused hästi head maiused, mida neile pakkuda. Muidugi me peame arvestama sellega, et me korjame neid kindlasti mitte sõidutee äärest, kus nad on väga saastatud, eks ole, aga kuskilt kas siis oma eraaiast või ma ei tea, maakodust või kuskilt metsa vahelt, et täiesti okei. Ja kui me lähme ostma näiteks maiuseid poodi, siis ka proovime valida niisugused hästi naturaalsed, kus ei ole jogurtit, no näiteks nende taimetoitlaste jaoks, eks ole, kus ei ole siis mett võib-olla ka, mis võib liiga magus olla tšintšiljadele, teegudele. Et niisugused kokku pressitud heinad ja kuivatatud juurviljad, millega jällegi tšintšiljade teegude puhul ka ei tasu liialdada, aga pigem ikkagi sellised, mis ei ole värvilised, mis ei ole siis kogu jogurtiga ja meega. Et need on niisugused head maiused. Ja kindlasti peab olema, nagu ma juba ütlesin, hein. Heina peavad nad saama, merisead, küülikud, siis kes meil sööb veel heina, et rotid nagu ei söö, hamstrit ei söö väga, aga jah, need sellised taimetoitlased närilised kindlasti peaksid sööma ka ja tšintšiljad ka. Ja kui me räägime heinadest, siis näiteks küülikute lemmikhein minu teada on see tavaline Eesti päritoluga hein, mis on niisuguse pika kõrrega ja natuke jämedama kõrrega, et seda nad hea meelega söövad ja samas seda heina on selleks ka vaja, et nende seedimine toimiks ja selleks ka, et nad omad hambad teritaksid ja kulutaksid, sest et näriliste ja küülikute hambad kasvavad eluaeg, nagu te teate, ja kui näiteks merisiga kukub ja tema kaotab ühe selle hambakese ära, siis juba varsti on uus hammas seal olemas. Nii. Heinades tahaks veel soovitada selliseid burgessiheinad, kus on nagu koostises ka näiteks võililled, et need on ka C-vitamiini rikkad ja väga head heinad, mis nendele väga maitsevad. Alati vaadake, et see hein ei oleks väga tolmune, et see heinatolm võib minna näiteks silmadesse, loomad võivad nad sisse hingata, mis ei tee nendele kindlasti head. Ja kui me juba räägime heinast, siis kindlasti vaadake, et see hein ei vedeleb lihtsalt puuri põhjal, sellepärast, et kui see vedeleb seal puuri põhjas, siis näriline või küülik pissib selle heina täis ja sellest midagi head ei ole, kui ta pärast hakkab seda sisse sööma. Et heina jaoks võiks alati olla mingi eraldi hoidik, kus siis see hein on ja näriline saab ta väga hästi sealt seda kätte või küülik ja siis ei ole nagu koos uriiniga ja see on palju kasulikum. Kindlasti peab olema saadaval ka värske joogivesi. Joogivett tuleb vahetada päris tihti ja palun kontrollige oma need pudelid üle, et see närilise või küüliku pudel peab olema puhas. Tihtilugu ma olen näinud hästi palju selliseid pudeleid, mis on juba seest lausa rohelised. Et see kindlasti ei ole hea, seal vohavad igasugused bakterid ja hallitus ja see ei tee tema tervisele kindlasti head, et palun hoidke silma peale, et see pudel oleks ikkagi ilusasti puhastatud ja ta ei oleks seest hallitanud. Ja nii, ja muidugi nad vajavad ka, nagu ma ütlesin, mõned vajavad midagi loomse päritoluga, näiteks jällegi, kui me valime rotitoitu, et seal sees on näiteks mingid jahuussikesed või midagi taolist, et see teeb nendele ainult head sellepärast, et nemad peavad selliseid toite saama. Nii, ja kui me räägime siis rohelisest ja muidugi näiteks merisead ja küülikud ja paljud närilised, nendele väga maitsevad ka puu- ja juurviljad. Kindlasti ei tasu kunagi liialdada kapsaga ja õunaga, mis tekitab hästi palju gaase nende soolestikku, aga näriliste puhul ja küülikute puhul eriti on see gaaside teke väga ohtlik ja võib väga halvasti lõppeda. Küülikud on üleüldse väga hästi tundliku seedimisega
Ja siin koha peal tahaks veel mainida, et kui te praegu lähete talvedieedilt üle suvedieedile, ehk siis need toote õuest õlilelehti ja orasheina ja igasuguseid oksakesi närimiseks, palun tehke seda järk-järgult, ärge pange kohe suure kuhja neile ette, sest et see võib ka tekitada nendele seedehäireid ja siis on jälle pahasti. Ja mida võib siis anda juur- ja puuviljadest on kindlasti kurk, näiteks merisigadel on see täiesti täielik lemmik, et seda C-vitamiini talveperioodil võib ka sinna kurgi peale, kui te kasutate seda pulbrina. Kui te kasutate selliseid siirupeid, nagu ma praegu näitan, vitamiinisiirupid, siis seda võib otse suhu neile manustada või joogivette panna, aga pigem ikkagi suhu. Või siis kas või näiteks selle kurgi peale tilgutada ja siis nad söövad selle koos selle kurgiga väga hästi ära. Ja mida ei tohi näiteks tavaliselt kõigidele närilistele küülikutele pigem mitte anda, see on kartul, eriti koos koorega, siitrustega tuleb ettevaatlik olla ja mis on veel mitte üldse ei sobi, see on siis see roheline osa sibulast ja küüslaugust, küüslauk ja sibul üleüldse, need asjad kindlasti nendele ei sobi. Porgandid ja porgandi pealseid võib väga anda, kui teil on oma aiamaa, et seda nad söövad väga hästi ja jällegi porgandit on ka hea anda selleks, et nad teritaksid ja kulutaksid oma hambaid. Et kõva toit, see on see, mis aitab hambad korras hoida, sest et hammastega on neid väga tihti palju probleeme ja siis, kui teil on hambad korrast ära, siis kahjuks ta ei saa enam süüa korralikult ja siis tekibki see suletud ring, hambumine on vale, seedimine korrast ära, ei saa normaalselt süüa, siis jällegi hambaprobleemid. Nii et selle tuleb väga kindlasti peale hoida silma. Siis me tahaks natuke rääkida nüüd veel ka sellisest asjast nagu see loomsed toidud, eks ole, rotid on kõikesööjad, aga jällegi, kui te annate midagi oma nagu laua pealt, et võib küll natuke kohupiima või kodujuustu anda neile näiteks või siis keedukanafileed loomulikult, see kõik peab olema ilma soolata, ilma vürtsideta, et päris supi seest palun ärge võtke, et kui teete, siis tehke nendele eraldi kõike, et nad ei oleks vürtsikad ja need ei oleks soolased, et see on ka väga oluline. Ja kui me räägime siis sellisest väga tähtsast asjast nagu allapanu, et pidamistingimused on ka väga olulised just näriliste küülikute jaoks. Kui me räägime näiteks küülikute, siis tegelikult küülik ei ole üldse puuriloom ja nad tahavad vabalt joosta kodus täpselt samamoodi nagu kassid ja koerad. Ja kui nad seda ei saa piisavalt, siis nendel tekivad jällegi paljud probleemid tervisega ja seda tuleks vältida. Et küülikud tegelikult on üldse üks raskemaid loomi pidamises, et nad jätavad oma junnikesed igale poole, nad närivad, mul on näiteks mitu laadjat läinud, mitu kohe. Tuleb väga-väga kindlasti silma peal hoida, et kui te lasete küülikud toas nagu joosta vabalt, siis vaadake palun, et kõik need juhtmed oleksid ära peidetud, et nad ei saaks nendele ligi ja toataimed on ka üks siuke asi, mis võib väga ohtlik olla näriliste jaoks, kõikide näriliste jaoks, et praktiliselt kõik toataimed näriliste jaoks on ohtlikud ja mürgised. Kas või nad saavad mingisuguse suulimaskesta põletuse, see on väga ohtlik, isegi kui nad natukene proovivad, et pigem siis selles toas, kus te peate küülikud või närilist ja lasete vabalt joosta, et seal toaks võiks olla nii, et neid toataimi üldse ei olekski ja kindlasti juhtmed ja küülikud võivad närida ka puitmööblit, tapeeti, nii et jah, et kui te võtate selle pisikese küüliku, siis alustage juba algusest peale, õpetage, nad on päris targad, intelligentsed loomad, nendega tuleb tegeleda, nemad saavad paljudest asjadest aru ja neid saab isegi õpetada, et nad käiksid kõik oma vajalikud toimetamised tegemas ühes ja samas kohas ehk siis tualetis ja see on täiesti võimalik. Ja selleks, et nad puuris, kui te ikkagi siiski hoiate teda puuris, siis see puur peab olema maksimaalselt suur, seal peab olema eraldi nurk küüliku jaoks, kus ta saaks siis käia
ja kui te tahate õpetada, et ta käiks konkreetses kohas seda tegema, siis jätke see puuripõhi lihtsalt puhtana. Seal ei pea olema allapanu. Et see on suur viga, mida tihti teevad inimesed, et panevad kogu selle küüliku puuri täis saepuru või graanuleid ja siis see küülik hakkabki oma asju tegema igale poole. Kui te tahate teda õpetada, et ta seda ei teeks, siis jätke puuripõhi lihtsalt puhtana ja ainult tualetis pange siis need graanulid ja pigem graanulid, sest et saepuru lendab neid väga laiali, sest nendele meeldib kaevata. Ja siis ta õpib ka niimoodi käima ühes kohas. Praegusel ajal on selline allapanude valik tohutu suur ja iga loomaomanik ise otsustab, mis talle kõige rohkem meeldib, mis on tema jaoks kõige mugavam variant. Et näiteks merisigu hoitakse tihtilugu isegi lihtsalt fliiside peal, mis ei ole üldse paha idee. Sellepärast, et pärast me räägime natuke ka tervisemuredest, aga kui me hoiame näiteks merisiga või küülikud kogu aeg ainult puidugraanulite peal, siis eriti see on oluline vanematel ja süksetel ülekaaluliste loomade puhul. Siis kui nad saavad vähe liikuda, siis nendel tekivad sellised probleemid käpapadjanditega, sinna tuleb nahapõletik, sest üritage ise terve päev kivide peal paljajalu käia. Vist ei ole väga mugav, eks ole? Ja sellepärast, et ongi oluline, et ikkagi see allapanu oleks nende käpakeste jaoks mugav. Et kui me hoiame ainult graanulite peal, siis see ei pruugi hea olema. Ja siis on ka saepuru väga suures valikus. Saepuru on täiesti okei selles mõttes, et kasutada, aga ta on jällegi tolmune. Ja kui näiteks merisiga või küülik võtab oma sellest kausist välja mingi kurgi või tomati, mis te annate talle ja ta ei söö ju korraga selle tüki ära, ta paneb maha ja siis sööb selle saepuru kindlasti ka sisse. Ühes foorumis Facebookis eile ma nägin niisugust küsimust, kas tohib kasutada näriliste puhul need kassiliiva. Palun ärge tehke seda, eriti see kehtib nende paakuvate liivade kohta, et kujutage ette, kui teie loomakas sööb seda paakuvat liiva, siis juhtub, et see liiv hakkab seal sees tal paakuma ja muidugi see viib siis väga suurte muredeni välja. On olemas ka tselluloosi allapanu, mis on ka väga hea, seda ka täitsa julgen soovitada. Et see on tõesti, see on hästi pehme, hästi mugav ja see on väga hea ka rotidele ja hamstritele, nendest võivad nad ka pesa ehitada, et see on tõesti väga hea variant ja on olemas ka selline minu lemmik, mida mina kasutan hästi palju, see on siis Millamoore allapanu, see on niisugune mitte puidugraanul, see on puidulaast, mis ei ole üldse tolmune. Ja ta on kahes suuruses, üks on suurem, teine on niisugune peenem, et see on veel pehmem kui see, seda on väga hea koristada, see on väga kasulik käpadele ja üleüldse mulle see väga meeldib, et täiesti soovitan seda. Ja Millamoor teeb ka sellist pesamaterjali hamstritele, rotidele, hiirtele, mis on väga hea selles mõttes, et on hästi naturaalne. Et vatt on ikkagi juba eelmine sajand, palun ärge pange seda vati ja igasuguseid vatimateriaale, süntepoone, mida iganes, et selleks on olemas täiesti normaalsed, naturaalsed materjalid olemas ja üks nendest on siis Millamoor. Ja muidugi kõik mäletavad, kõik ei mäleta, mina mäletan, ma olen vana inimene, aga vanemad inimesed tõesti mäletavad veel seda aega, millal hoiti näiteks hamstrid kuskil 3-liitrises klaaspurgis ja allapanuks oli siis tavaline ajaleht. Palun unustame selle ära, kellel on veel siiamaani, ma loen vahest, et hoitakse närilisi ajalehe peal. Palun ärge tehke seda, sest et see on väga kahjulik, see värv, mis on see trükivärv, eks ole. See sisaldab igasuguseid koledaid ja väga ohtlikke aineid ja palun ärge kasutage seda. Selleks on kõik võimalused praegu olemas. Ja tihti räägitakse ka, et puur hakkab lõhnama. Või siis tähendab, ma ei taha närilist võtta sellepärast, et nad lõhnavad. Tegelikult närilised ise, paljud närilised üldse ei lõhna.
sest et näiteks merisea jaoks ainuke kaitse looduses ongi see lõhna puudumine. Et suuremas osas kõik närilised on saakloomad, küülikud on ka saakloomad ja kõik neid söövad, nemad ise suuremas osas kedagi ei söö. No võib-olla putukaid mõned närilised söövad, eks ole. Aga jah, et selleks, et teie kodu ei lõhnaks närilise järgi, ehk siis lõhnab puur, koristamata puur ja see oleneb 100% ainult teist, kui palju seda lõhna siis tuleb, sellepärast, et mida tihedamini te koristate, seda A, tervemad on teie loomad, B, puudub teie kodus halb lõhn. Nii et palun koristage puure regulaarselt ja regulaarselt tuleb seda ka desinfitseerida igaks juhuks, et need bakterid, eriti on see oluline suvel, et suvel sooja ilmaga need bakterid kasvavad palju kiiremini ja paljunevad ja siis ongi vaja võib-olla tihedamini koristada puuri. Ja kuna praegu on täielik paradiis loomaomanike jaoks, et saab pakkuda igasuguseid selliseid pulbreid, mis on tegelikult, nad ei olegi mingid keemilised ained, need on lihtsalt aktiivsed mikroorganismid ja enne kui te koristate puuli ära, natuke desotate või pesete ja enne kui te panete allapanu kihi peale, raputage natukene peale. See on see odor killer ehk siis see tapab halvad lõhnad. Ja kui te kasutate asja, siis ma saan teile garanteerida, et mingi 4-5 päeva teie puur ei lõhna. Ise seda kasutan ja olen väga rahul. Nii, mida siis veel? Et kui me nüüd räägime jällegi elutingimustest, siis väga-väga oluline on puur. Nagu ma juba ütlesin, küülikute puhul on võib-olla, mitte võib-olla, vaid isegi 100% kindel see, et kõige parem variant küüliku jaoks ongi vabapidamine toas. Ehk siis küülik saab rahulikult ja vabalt joosta, hüpata, mis meile väga meeldib teha. Kui ta elab, siis teine variant küüliku jaoks, mis on hea, on suke toaaedik, mis võiks olla piisavalt suur, kus on siis ka maja, kus ta saab ka palju liikuda. Ja kui juba ostame puuri, siis puur peab olema maksimaalselt suur. Mis nagu üldse puuridest, et kuldne puurireegel ongi, mida suurem, seda parem. Et mida rohkem on meie närilisel või küülikul ruumi liikuda, seda parem on. Sest kujutage ette, kui teie peaksite elama kogu oma elu vannitoas. No ei ole okei, isegi küll on internet olemas seal sees ja kui te saate väga head toita iga päev, eks ole. Et ikkagi te tahate, täpselt samamoodi ka loomad, et see puur peab olema piisavalt suur, et nad saaksid seal liikuda ja ta peab olema ka sisustatud, et loomale ei hakkaks igav. Et meie kui vastutustundlikute omanike ülesanne ongi teha meie loomade, kes on meie hoole all elu võimalikult õnnelikuks ja turvaliseks ja seda me peamegi tegema. Ja kui me lähme puuri valima, siis ongi niimoodi, et igale liigile vastab teatud puur. Et me ei saa panna küülikud madalasse puuri, me ei saa panna roti hamstri puuri, mis siis, et võib-olla see puur võib-olla natuke nagu meenutab seda nagu suuruse järgi, et ta on okei, aga ta peab ikkagi vastama liigile. Ja nüüd natukene räägime siis puuridest. Et see puur, mis te siin üleval näete, see on väga hea. Mis on veel väga oluline? Kui teil on kodus hästi pisikesed närilised, nagu näiteks dekoratiivhiired või väikesed kääbushamstrid, oluline on see, et te jälgite seda võrevahet, et see oleks piisava suurusega, et ta ei tohi olla väga lai, et see väike loomake sealt vahelt välja ei tuleks. Et see on väga ülioluline, sellepärast, et näiteks kui teie hamster või hiireke jookseb sellest puurist ära ja te kätte teda kindlasti kohe ei saa, sest need loomad oskavad ennast väga hästi peita ja ma võin teile öelda, et 7 päevaga saab teie hiirest või hamstris juba täiegi metsistunud loom ja te ei pruugigi üldse enam olla teie lemmik, et ta tahabki. Aga kahjuks meie kliimas need loomad väga hästi hakkama ei saa. Nii et jah, et pigem siis jälgige, et see puuri võrevahe oleks väga õige. Ja sellised puurid nagu siin praegu on ideaalsed näiteks liivahiirte jaoks,
kellel peab olema kindlasti liiv, eks ole, siin, mida nad siis kaevavad, ehitavad endale sellised käigud sinna liiva sisse ja siis see liiv ei tule sealt välja. Et selline puur väga hästi sobib liivahiirtele, võib sobida ka paarile hamstrile, aga jällegi hamstrid kokku ei peeta, sellepärast et suurema tõenäosusega on ka erandeid. Ma ei hakka vaidlema, et on erandeid, aga ikkagi ütleme 90%, 95% hamstritest tahavad olla üksi ja ärge riskige, sellepärast need kaklused, mis nende vahel vahest toimuvad, on tõesti verised ja võivad väga haiget üksteisele teha ja kui te täiskasvanud inimene võtategi looma hamstri oma lapse jaoks, mõelge, kas te ikka tahate, et teie laps sellist vaatepilti näeks. Et see on nagu väga oluline. On olemas ka mitmes variandis puure pisikestele närilistele, näiteks sellised. Et siin tuleb ka mainida, et närilised tegelikult ei taju kõrgust ja mõned inimesed on kindlasti näinud, kuidas neid hamstrid 3. või 4. korrusest alla kukuvad sellest puuri korrusest. See näeb väga naljakas välja, aga tegelikult ega see väga hea ei ole. Et pigem mina soovitaksin pigem madalama 2. korrusega puuri hamstrite jaoks, mis ei ole väga kõrge see 2. korrus, et nad ennast ei vigastaks siis, kui nad sealt ülevalt alla kukuvad. Aga nüüd lähme siis puuride juurde ja räägime natuke puuridest lähemalt. Et mida tahaks öelda, see on see, et need puurid, mida müüakse tihtilugu poodides küülikupuuride nime alt, tegelikult sobivad ainult meriseale. Ja näiteks see küülikupuur, jah, et see on selline viimane variant, mida ma küülikule soovitaksin, aga see on ka minimaalne küüliku jaoks. Ja muidugi ainult kääbus, kui küülikule need suured tõud, küülikute tõud, need kindlasti ei ole õnnelikud sellises puuris. Ja kui te peate küülikut ikkagi puuris, siis te peate arvestama sellega, et iga päev peaks küülik saama joosta vabalt vähemalt tund aega toas. See on väga oluline nende tervise jaoks. Et selline puur sobiks väga hästi isegi kohele meriseale, täiesti okei. Et see on varustatud juba ka majakesega. Majad peavad kindlasti näriliste puuris olema. Sellepärast, et näriline, nagu ma juba ütlesin, ta on saakloom. Temal on elus mõned ülesanded, mida ta peab täitma. Üks nendest on peida ennast ära, lase ennast ära süüa. Ja see on täiesti normaalne käitumine, kui näriline peidab ennast. Mõned inimesed kurdavad, jah, ma võtsin merisea poja, aga tema niimoodi kardab mind, ta jookseb minult eest ära. See on täiesti normaalne käitumine. See võtab aega, enne kui te saate oma närilisega sõbraks. Nii et ärge palun muretsege, see on normaalne looma käitumine ja kindlasti ta harjub teiega ära tasapisi, mida tihedamini te temaga suhtlete ja mida tihedamini teda sülle võtate, seda kiiremini ta sotsialiseerub. Nii et sellised, mis on varustatud siis ka toidunõuga ja heinahoidikuga ja pudeliga, need on ideaalsed kas 2 merisea jaoks, 1 merisea jaoks ideaalne ja see on miinimum kääbus küüliku jaoks. Nii, kuna küülik tahab kõrgele hüpata, siis siin puuris ta väga hüpata, eks ole, ei saa. Kui me räägime jälle merisigadest, merisea puur ei pea olema kõrge. Merisead ei ole need loomad, kes hüppavad kõrgele, ronivad väga palju, et nendele piisaks täiesti sellisest puurist, mis ei ole kõrge, aga tema nagu suure selle alaga, kus ta saab vabalt liikuda. Need puurid on ka varustatud väga hästi, majad, toidunõud, jooginõud ja heinahoidikud, et selline on väga hea meriseale. Kindlasti selline puur ei sobi ei rotile ega tšintšiljale, rääkimata juba teegudest või teistest väikestest loomadest, kuna see võrede vahe on väga suur. Pisikeste jaoks, nagu ma juba ütlesin, on ka selliseid puure, jällegi alati vaadake, mis on see võrede vahe. See sobib näiteks hamstrile hästi. See 2. korrus ei ole väga kõrge ja siin on redel olemas.
Ja kui te tahate, et teie loomake näiteks ei ajaks laiali saepuru ja allapanu, siis on ka sellised tuunavariandid, mis on siis need, kellele näiteks on kodus, kes ei taha väga palju puuri ümber koristada. Sellised väga hästi sobivad ka pisikestele dekoratiivhiirtele, nii et need on siis sellised variandid. Kindlasti ostke endale ka transpordipuur, sellepärast et arsti juures on vaja käia, vahest kui te näiteks sõidate maakodusse, et panete siis ilusti ja ohutult teda siia sisse. Siin on aga head avad, mis lasevad õhku läbi. Transpordipuur peab kindlasti olema ka närilisel. Kui me räägime sellistest loomadest nagu rotid vajavad väga kõrget puuri. Nendele väga meeldib ronida, hüpata ja see puur peab olema väga hästi varustatud. Kui me vaatame siia, siis selline puur sobib rotidele väga hästi. Et korruseline ja siin on igasugused kiiged ja tunnelid. Muidugi tuleb veel juurde varustust osta, me räägime praegu edasi ka varustusest, et selline kõrge puur on väga hea rotidele ja see peab olema selline. Ja kui me räägime juba sellistest loomadest nagu tšintšiljad ehk villakiired, siis nemad nõuavad kõige kõrgemat puuri üleüldse, sest need on need loomad, kes peavad liikuma ülevalt alla, mitte laiali niimoodi. Ja neid peetakse tavaliselt ka kas näiteks paaridena ja nemad vajavad suhkest hästi kõrget ja puuri. Ideaalis tšintšilja puur võiks olla puidust, et need loomad väga hästi, väga palju nagu närivad ja kui nad näiteks seda plastikut närivad, ega siis ka väga hea ei ole nende jaoks, aga nagu selles mõistes, et suurusest ja laiusest ja kõrgusest selline puur on ideaalne. See puur sobib ka näiteks tuhkrule ja isegi rotidele. Kui mitte roti, siis sinna saab ka rotid panna. Ja puuride varustusest räägime veel eraldi. Nii, alustame siis sellest samast tualetist, mis me rääkisime küülikule, et küülikule õpetada siis seda ühe koha peal käimist ja oma hädade tegemist, siis võib ka proovida kasutada sellist tualetti, et puurinurka panete, siia panete siis allapanu ehk siis graanulid, ja sealt ta siis hakkab käima ja tasapisi õpib siis ühe koha peal oma hädad tegema. Kui me räägime tšintšiljadest, siis väga-väga oluline on selline asi. See on liivavann. See on oluline tšintšiljade teegudele võib ka pakkuda näiteks ja see on oluline ka liivahiirde jaoks. No liivahiirde jaoks minu meelest peaks olema isegi täiesti eraldi puur, mis on alumise korrusega täidetud liivaga, mida kergesti peab ja tihti peab vahetama. Ja tšintšilja jaoks on see liivavann ka väga oluline, sellepärast et tšintšilja peab puhastama oma kasukat, mis on väga uhke. Ja kui ta seda ei tee, siis need karvad lähevad koledaks ja tšintšilja ei tunne ennast hästi. Liivavanniga on niimoodi, et sinna sisse panete siis spetsiaalset liiva. Ärge palun kasutage seda tavalist liivakastiliiva või siis rannast toodud liiva. Seal sees võivad olla parasiidid ja mida iganes. Et ikkagi see peab olema spetsiaalne liiv, mis on müügis siis loomapoodides. Panete selle liiva ja palun ärge jätke seda liivavanni terveks päevaks sinna puuri, sest ta peseb ennast ära ja siis ta hakkab seda tualetina kasutama. Et panete kuskil 20 minutiks või pooleks tunniks ja siis võtate ära ilusasti. Ja õhtul võite pakkuda või iga päev võiks pakkuda talle. Väga head asjad on sellised heinast majad, kus nad saavad siis ronida ja tunnelid ja nad saavad seal ronida, samas nad võivad seda ka närida ja nad võivadki seda teha, sest see ongi spetsiaalselt mõeldud, et ka söögiks kusjuures. Pisikestele närilistele võib pakkuda ka selliseid puidust tunnelid, väga hea meelega ronivad ja seda võib panna nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt ja nendele need tavaliselt väga meeldivad. Rotidele meeldivad kiiged, nad lihtsalt umaldavad neid kiikesid ja palun võimaldage neile selline võimalus, sest et nendele see tõesti väga meeldib. Nad hea meelega ronivad seal ja magavad ja mida iganes.
Tšintšiljadele, rotidele ja tuhkrutele võib pakkuda ka sellist varianti. See on ka nagu kiik ja tunnel 2 ühes. Minu tšintšilja väga hea meelega seal ronib ja kiigub. Nii et varustage palun nende puurid, et nad tunneksid ennast hästi. Sellised sillad on ka väga mugavad. Te võite neid teha kas niimoodi, kui painutate täpselt nii, nagu teil on mugav, kas see on siis mingi üleminek kuhugile teisele korrusele, seda võib kasutada ka majana, seda võib kasutada kiigena, et on tõesti väga mugavad variandid ja neid võib ka närida, et paljudele närilistele meeldibki närida ja need ongi puidust tehtud, et nad seda teeksid ja see oleks nende jaoks ohtlik. Igasugused majakesed, nagu ma juba ütlesin, peavad olema kõigis puurides, igas närilise puuris, sest et nendel peab olema see ohutu koht ja ohutu paik, kus nad siis käivad ennast peitmas ja mängivad seal, et sellised majakesed on väikesed ja sinna siis võivad minna kas hamstrid või dekoratiivhiired või mida iganes väikesed närilised. Kui me räägime veel närimisest, siis on müügil ka sellised spetsiaalsed närimisoksad. Tšintšiljad lähevad lihtsalt hulluks näiteks nende peale ja nende peale, mõlemat. Ja seda võibki puuri lihtsalt pakkuda neile närimiseks, siis nad, kui nendel on piisavalt puitu närida puuri, siis nad jätavad võib-olla selle plastmassi rahule. Aga kindlasti jätke meelde ka seda, et rotipuur võiks olla siiski metallist, et rotihambad on väga võimsad ja nad võivad seda plastikut kergesti närida ja isegi metalli närivad, nii et nende hambad on väga võimsad. Närimiseks võib pakkuda ka neile selliseid kuubikuid, mis jällegi Millamoor pakub, igasuguseid puidust redelit sinna panna jällegi närimiseks ja mängimiseks. Küülikutele täitsa vabalt võib pakkuda ka maiuse palli ja nad mängivad sellega, tõesti mängivad. Siia sisse võib panna siis kas maiust või kas või porganditükke ja nad hea meelega mängivad sellega ja sisustavad sellega oma päevad. Väga head ja naturaalsed asjad on sellised pesad kookosest, mis mulle isiklikult väga meeldivad ja siin on jällegi pisinäriliste ja näiteks rotide jaoks täitsa okei. Rotipojad väga hästi mahuvad siia sisse ja rotid, täiskasvanud rotid ka siis ronivad, närivad. Siin on ka pesamaterjal olemas, nii et näiteks dekoratiivhiire jaoks või rotikese rotipoja jaoks on ka väga head. Kusjuures tasub vaadata näiteks ka leti, kus müüakse lindude asju, sellepärast, et ka lindude asjade vahel võib leida midagi närilistele päris põnevat, et niisugused variandid on täiesti vastuvõetavad ja tasub vaadata. Nii, ja kui me räägime siis toidunõudest, siis mina soovitan väga, et toidunõud oleks raske, sellepärast, et nendele meeldib oma puurid disainida oma nägemise järgi, teed puuri ilusasti korda, hommikul tuled, vaatad, et kõik on teistmoodi, kauss on ümber lükatud ja toit on väljas, aga et nad seda jõuaks teha, see võikski olla keraamiline. Neid on väga ilusaid igasuguseid müügil, nii et valige ikkagi selline kauss, mis oleks nagu raske. Kui me räägime sellistest asjadest nagu jooksuratad, et kindlasti kõigile närilistele jooksuratad ei ole head. Näiteks sellised närilised nagu rotid ja merisead, ja nendel ei ole vaja jooksuratast ja kui me räägime tšintšiljast, siis tšintšilja jooksuratast peab olema miinimum 40 cm diameetriga. Miks see niimoodi on, et näiteks rotid ja hiired, kellel on pikad sabad ja pika kehaehitusega, pika selgrooga loomad ja sellise õrna ehitusega nagu merisead, nad võivad kergesti vigastada ennast, enda selga seal jooksurata peal ja muidugi see võib väga päris tõsine trauma olla. Ideaalne jooksurattas on selline, mis on tehtud puidust ja kus ei ole võresid. Miks need võred on ohtlikud? Sellepärast, et kui loom jookseb seal sees, see käpp võib sinna võre vahele minna ja jällegi teid ootab ees trauma, mis ei ole hea.
pesad rotidele, need on hästi nutikad pesad, mis mulle väga meeldivad, sest neid peab panna kas maha või siis te saate neid riputada niimoodi puuri. See on 2 varianti, mõlemad on väga toredad ja täiesti kõlbavad rotidele. Joogipudelitest rääkides, neid on ka absoluutselt erinevaid, on plastikust, on klaasist. Mulle isiklikult meeldivad rohkem sellised, kus on tavaline see joogipallike sees, sellise kujuga mulle väga ei meeldi, et nad peavad päris tugevalt oma pisikese keelega siin vajutama ja see on päris terav, et võib-olla see nagu kõige parem variant ei ole, aga selline pudel, mis on täiesti tavaline, lihtne, seda on lihtne paigaldada ja tavalise selle palliga siin sees, aga palun jälgige tõesti, et see oleks puhas ja vesi peab saadaval olema kindlasti ja vesi peab olema puhas, seda tuleb kindlasti vahetada iga päev. Nii, kui me räägime veel natuke hooldusest või pidamisest, et need on nagu sellised olulisemad asjad ja muidugi need jooksupallid, et jooksupallid on siin ja need sobivad ainult väikestele närilistele nagu näiteks hamster. Ma ei julgeks kellegi teisele seda üldse soovitada kui ainult hamstrile. Et rotid on jällegi need pikad sabad, nad on seal kõveras, eks ole, ja merisigadele on täiesti lihtsalt keelatud selle ehituse pärast. Liha ehituse pärast. Nii. Ja on ka selliseid asju, mis ma tahtsin teile näidata ühte mänguasja. Kohe ma näitan teile. Et selline mänguasi, selline heinapall väga meeldib küülikutele, et küülikud on üldse sellised päris intelligentsed loomad, nendele õudselt meeldib mängida ja te võite ise ka vaadata, mis talle rohkem meeldib. Näiteks minu küülikule õudselt meeldib mängida kardinaga. See kardin ripub niimoodi põrandani välja, siis ta läheb sinna kardina sisse ja hakkab ennast niimoodi keerutama. Aga pandegi talle mingi kardinatükk sinna riputage, las ta mängib seal oma aedlikus, et see on täiesti okei. Ja nad mängivad hea meelega näiteks suurte rannapallidega, tavaline lapsed rannapall, pange talle sinna aedlikusse ja tema hakkab sellega mängima ja sellised heinapallid on ka väga-väga head, et tõesti täitsa soovitan. Ja et mis on õnnelik loom, kuidas me saame olla kindlad, et meie loom on õnnelik? Loomulikult õnnelik loom on terve loom ja selleks, et ta terveks jääks, me peamegi võimaldama õige toitumise, õige pidamise, õige puuri, õige suurusega puuri, õige sisustuse, et ta saaks oma päevad sisustada, millega ta istuks lihtsalt tuimalt ühe koha peal või kuskil puuri nurgas või ikkagi tal oleks tegemist. Ja kindlasti me peame ka hoolitsema tema eest. Küülikuid võiks ka kammida vahepeal siukse pehme harjaga, et võtate need üleliigsed karvad talle ära, eks ole. Ja kindlasti tuleb näiteks küülikutele ja merisigadele lõigata ka küüsi. Sellepärast, et kui me seda ei tee, siis need küüned kasvavad liiga pikaks ja siis see head kindlasti ei tee. Ja need küünetangid on täitsa tavaliselt sellised, kas väikese koera või kassi omad. Kui te ise ei julge kohe hakata lõikama, külastage loomakliinikut, teile näidatakse ette, kuidas seda teha, midagi keerulist seal ei ole, aga see on väga oluline. Oluline on jälgida ka karvastiku seisu ja oluline on hambad. Hambad peavad kindlasti olema korras närilistel ja küülikutel, muidu tekivad jällegi mingisugused tervisemured, aga nii, siit tulevad küsimused. Kas võiviljalehti peaks pesema ka enne küülikule andmist? Ja mina pesen alati, aga pigem seda niiskeid lehti ärge andke, kuivatage natukene ära, et päris koos veega ei ole hea neile anda. Et kindlasti peske ära, kuivatage kas või salvrätikuga ja siis võite julgelt anda. Kuidas on fliisi kasutamisega rotipuuri põhjas? Rotid on jällegi need, kes närivad hästi palju, et pigem ikkagi rotidele jälgige, et kui me räägime loomadest, me ei saa kunagi üldistada, iga loom on individuaalne täpselt samamoodi nagu inimene. Mõni
mõni rott või mõni loom närib rohkem, mõni vähem, mõni tahab, kui te näete ikkagi, et seda fliisi näritakse palju, siis ikkagi võtke ära ja asetage midagi muud sinna. Et sellepärast, et kui ta neelab alla need materjalid, et see kindlasti talle tervisele ei ole nagu väga kasulik. Aga jah, et lihtsalt tuleb teada ja tundma oma looma. Kas puurides võiks olla jänesel varjualune nagu mõndas puurides on? No esiteks alustame sellest, et ta ei ole jänes, ta on küülik, eks ole. Jänes on hoopis midagi muud, jänes on metsloom, elab metsas. Kodudes elavad küülikud. Aga jah, varjualune võiks ka olla, nende küülikud elavad tavaliselt looduses, need metsikud küülikud elavad urgudes ja oleks hea, kui tal oleks niisugune koht, kus ta saaks ennast väga turvaliselt tunda, kus ta saaks vajadusel ära ennast peita. Nii, aga siis nüüd natukene siis tervisest laiemalt ja ma kutsun siia meie kaamera ette meie väga toredat loomaarsti. Tema nimi on Priit Peetris, tema töötab meil Rannamõisa Petseti loomakliinikus ja tema ongi see spetsialist, kes tegelebki närilistega, küülikutega, lindudega, eksootiliste loomadega. Nii et ma väga soovitan, mis on väga oluline just näriliste puhul. Teate, kui vahest keegi küsib, et oi, mu kass korra oksendas, ma pean ruttu minema arsti juurde. Võib-olla, kui ta ühe korra oksendas, siis võib-olla ei olegi vaja. Aga kui teie närilisega või küülikuga midagi juhtub ja mingi tervisemure, siis palun ärge venitage arsti külaskäiguga, sellepärast, et need loomad on sellised nõrgakesed, õrnakesed ja kui nendel tekib mingi tervisemure, siis tegutseda tuleb väga kiiresti, ei tasu oodata, sest et isegi kui näiteks teie väike merisiga või näriline või küülik juba ei söö 12 tundi, siis see on juba kriitiline. See on see asi, millega tuleb ruttu minna arsti juurde. Ja Priiduga siis natukene vestleme siis sellel teemal, et kas ütlen õigesti seda, et näriliste küülikute tervis olenebki suuremas osas nagu õigest pidamisest ja toitumisest? Tere, minu poolt ka. Ja selles mõttes meie kui inimesed valime ise, mida me sööme ja närilised ja küülikud valivad siis ka, mida meie neile anname. Ehk siis kõik, mida inimene talle annab, seda ta saab süüa terve ta elu. Ja kogu siis selles mõttes seedesüsteem on närilistel ja küülikutel väga nõrk, habras. Nad on väga tundlikud igasugusele toiduvahetusele ja seetõttu siis tuleb ka kõik toiduvahetused hästi vaikselt teha neile, et ei saa suures koguses kiiresti toitu vahetada. Selline kõige esimene tundemärk, et midagi on valesti koos küülikuga või närilisega, millega peab juba hakkama tegutsema ja arsti poole pöörduma? Küülikutel ja närilistel esimene asi on see, et nad nüüd kas ei rooja või nad ei söö. Tõesti, see 12 tundi oli nagu väga õige, et 12 tundi on see aeg, mis närilisel küüliku siis mitte söömine või mitte roojamine juba läheb kriitiliseks, et nende see seede kulgal töötab nii palju kiiresti, et kui nad juba 12 tundi ei ole midagi kuskil suunas liikunud, siis see läheb kriitiliseks. Aga öelge palun, me teame kõik, et kassidele ja koortele tuleb kindlasti teha seda parasiiditõrjet mitu korda aastas, et kõiksugused nahaparasiidid ja ussid neid ka piinavad. Kas näriliste küülikute puhul on ka see vajalik ja oluline? Üldjuhul neid väikenärilisi ja küülikuid peetakse tubastes tingimustes ja nad ei puutu nii palju kokku erinevate parasiitidega. Küll aga kui väljast tuuakse erinevaid võililelehti, heina, kõige nendega on võimalik sisse tuua siis nii välis- kui siseparasiite. Ja ühtlasi küülikutel siis on ka viirushaigus nimega müksomatoos, mis levib erinevate putukatega. Ja selle vastu siis ei ole muud kui ainult vaktsineerida. Nii küülikuid tuleb iga aasta kas ühe korra või 2 korda vaktsineerida? 2 korda aastas tuleks nüüd vaktsineerida. Korra siis kevadel ja siis suve lõpus, kuna see vaktsiin toimib siis pool aastat. Ja järgmine aasta tuleb uuesti alustada siis vaktsineerimisega? Et see kõik toimib iga pool aastat. Hästi, aga mis te ütlete, kas on üldse selliseid, Eestis on palju neid levinud, neid igasuguseid küülikute ja näriliste infektsioone, mis on väga ohtlikud ja kuidas seda saab ära hoida?
nahahaigused on selles mõttes üpriski levinud, enamasti siis seenhaigused ja siis ka nahaparasiidid. Nende ärahoidmine ikkagi on puuri puhastamine, kogu selle toidu, mis väljast tuuakse, selle puhastamine ja üldiselt siis põhiline on ikkagi hügieen. Et kui närilised või küllikud elavad siis sellises halva hügieniga pinnasel, siis nende tervis on paha. Nüüd on selline küsimus, et väga tihti inimesed eksivad, et ja nad ei oska määrata, mis soost loomad on. Et isegi loomapoodides, kus müüakse loomi, nad lähevad näiteks, nad teavad, et parem on koos hoida 2 emast merisiga. Siis nad lähevadki selle palvega, et müüge palun meile 2 emast merisiga. Tihtilugu sellega nagu eksitakse ja siis tulevad kõik need upspesakonnad. Et mina olen alati soovitanud, et mida teha, kuidas nagu, kui te ise ei ole nagu ei ole kindel, et mis soost teie loomad on. Et kas on selline variant, kui me otse peale seda poest käimist ja ostame need loomad ära ja kohe astume kuskilt loomakliinikust läbi, et arst nagu aitaks neid loomade sugu määrata? Ja selles mõttes, et kui meie kliinikus, kui mina olen tööl, siis see Soome ääremine on 1 minutit 2 või siis ka meil on siin tore registraator, kes suudab seda sugu määrata. Aga jah, see pigem olla kindel kui see, et pärast on need upspesad. Just, et tõesti, kui te nüüd lähete ostma, et ei ole kindel, et alustage sellest, et astute lihtsalt loomakliinikust läbi ja siis on nagu kõige kindlam variant, et te teate täpselt, et teil on Anni ja Mann ja mitte ei ole, ma ei tea, Paul ja Ann, eks ole, ja siis ongi niimoodi, et ühel päeval te avastate, et teil puuris 2 merise asemel on hoopis 7. Ja mida te saaksite soovitada värskele loomaomanikule, kes alles plaanib endale võtta mõnda närilist või küülikut, et kuidas siis valida endale terve loom, et te lähete sinna loomapoodi, me teame, et kahjuks tihtilugu neid loomi müüakse ka haigeid loomi, eks ole. Mis on need tundemärgid, mille peale peaks nagu erilist tähelepanu pöörama, kui te ostate looma ja te tahate endale tervet looma? Põhilised tundemärgid on ikkagi see, et see loom tundub terve, ta sööb, ta ei maga terve see aeg, ta ei näe unine välja. Et päevase eluviisiga loomad ikkagi päeval peaksid olema ärkvel ja liikuvad, öise eluviisiga siis vastupidi, et kui nad päeval on nagu väga ärksed ja liikuvad, et see on võib-olla natuke halb märk. Kindlasti uuele loomaomanikule enne, kui ta läheb looma valima, võiks alustada kirjanduse lugemisest, kas siis mingisugust internetilehekülgede lugemisest või päris raamatute lugemisest, sest et eksootilised lemmikloomad on sellepärast eksootilised, et nende pidamine on teistmoodi. Ehk siis nende pidamisviisid tuleb endale kõigepealt selgeks teha, need võimalused tuleb kodus kõigepealt luua ja siis alles võtta see loom. Kas teie saaksite öelda, et näiteks närilise või küüliku pidamine on suhteliselt kerge võrreldes näiteks koera või kassi pidamisega või ikkagi see on ka selline koht, mis vajab ikkagi palju tähelepanu, palju suhtlemist loomaga ja palju teadmisi? Teadmisi kindlasti. Selles mõttes looma pidamine on lihtne siis, kui need teadmised ja võimalused on olemas. Ja kindlasti igasuguse loomaga see suhtlemine on oluline. Natuke oleneb ka liigist ka, kui suhtlemisaltid need loomad on ja isendist, et kui palju ta tahab suhelda. Aitäh, aga siis ma küsiksin veel, ma tean, et hästi levinud on selline tervisemure nagu pododermatiit. Et see, nagu ma tean, et see tuleneb tõesti sellest valest pidamisest, on otseselt seotud sellega, eks ole. Kas te saaksite natuke laiemalt rääkida, mida peab vaatama, kuidas peab jälgima, et mille peale tuleb pöörata tähelepanu ja millal on see aeg sellise haigusega tulla vastuvõtule? Pododermatiit on siis jalgade, ei ole vahet kas esi- või tagajalgade, taldade nahahaigus. Põhiliselt see on väga mitmest faktorist koosnev haigus, et sellele ei saa kunagi panna, et nüüd sellest ühest asjast, et ta tuleb päris mitme asja koosmõjul. Ja see siis paistab alguses välja sellise nahapunetusena, nahk hakkab ära tulema ja viimased staadiumid on siis see, kus seal juba tekib päris haavandumine, tekib auk sinna jalga ja kui juba nii mõelda, siis haavandumine, kõik see on tegelikult väga valus. Selle ärahoidmine loomade esimeseks asjaks on siis pidamine pehmel allapanul ja puuri puhastamine.
et kui puur on must, siis tekib bakteriaalne põletik sinna juurde, mida on juba omakorda raske siis ravida. Ja kui see puur on väga kõva ja kui ka loom on ülekaaluline ja ta peab rohkem istuma, siis kõik need asjad koos hakkavad. Ehk siis see puuri suurus on ka väga oluline, et see loom saaks ikka piisavalt liikuda, eks ole? Et küülikute puhul siis kindlasti ka see, et loom saaks ka päeva jooksul puurist välja. Et kui see küülik seal oma isegi 2x2 puuris peaks olema, siis ta tegelikult ei liigu, seda istub ühe koha peal. Et ta peaks olema võimalus toas ringi liikuda või siis ka õues ringi liikuda. Et liigutada oma jalgu, et see veri seal jalgades liiguks, sest et koha peal istudes see veri jääb seisma. Tulid paar küsimust ka arstile, et vaatame, kuidas on rottide ja küülikute vaktsineerimisega. No seda me juba vastasime, et küülikud tuleb 2 korda aastas vaktsineerida enne sääseperioodi algusest, et seda koledat püksomatoosi just levitavadki just sääsed ja nendest me lihtsalt ei saa oma küülikud ära peita, isegi siis, kui nad elavad tubastes tingimustes, et sääsed tulevad ikkagi aknast sisse. Rotte ei vaktsineerida. Kas neid tohib ilusa sooja ja tuulevaikse ilmaga õuesaedikus joosta lasta, ehk siis rotid ja küülikud? Alustame küülikutest. Küülikute pidamisel õues on lihtsam, kuna nad kaevavad vähem. Nad üldjuhul väga ei kaeva. Küll aga see põhi võiks ikkagist olla võre. Et kas siis panna selle sama puuriga õue või siis panna puurile mingisugune võrepõhi alla ja siis õue, et rohi tuleb sealt vahelt läbi, aga et siis ei saa sealt keegi väljalt poolt sisse ennast kaevata või siis küülik ei kaeva ennast seest välja. Rottidega on nüüd natuke keerulisem, et nemad suudavad rohkem kaevata, kui nad seda avastavad selle pehme pinnase seal, siis selle väikse puuri alt on nad juba ammu läinud ja neid üles leidmine on juba seal põõsast natuke keerulisem. Küüliku veel leiab üles ja natuke näeb, aga rottidega on see natuke keerulisem. Ka merisikud võib vist niimoodi aedikusse välja panna? Jaa, merisigu võib ja võib ka tinchillasid, aga kindlasti väljas pidamisega on see, et kui on selline päikeseline ilm, siis kindlasti peab olema nendel varivalvur. Kui oluline on see, et see aedik oleks ikkagi pealt ka kaetud, et ei oleks nagu päris lahtine, näiteks merisigade puhul, et see võib ju olla lahtine, aga kas ikkagi parem on ka katusega aedik või ilma? Merisigadel selles mõttes, kuna nad ei hüppa, nad ei roni, siis lahtine võib olla. Ta peab olema siis kindlasti nii palju kõrge, et merisiga sealt mingil moel ei suuda üles hüpata või üle ronida. Ja kindlasti võiks olla ka niimoodi, et mingid võõrad kassid ei tuleks teie aeda. Et me siis kaitsime seda looma, et tema ei läheks välja ja keegi teine ei tuleks siis ka. Just. Küsimus veel arstile. Kui tihti peaks küüliku küüsi lõikama? Tihedus sõltub kulutamisest ja nende kasvu kiirusest. Ehk siis nad pigem võiksid olla lühemad, sest et üle kasvades, eriti kui nad noores eas üle kasvavad, siis tekivad ka seal nagu liigese probleemid ja need liigesed kasvavad viltu. Kuidas saada aru, et närilisel näiteks küülikul või meriseal või ükskõik mis närilisel on midagi hammastega valesti? Ega nad seda väga tihti esimese hooga välja ei näita. Üks nendest näitajatest, kuidas aru saada, on toidu valimine. Et kui te annate talle pidevalt samasuguse menüüga toitu, ma mõtlen siis heinagraanuleid, mingisuguseid lisasöötasid, maiustusi ja värsket toitu, et hakkab mingil hetkel natuke rohkem valima. Valima siis üldjuhul pehmema toidu kasuks. Et hein jääb ära, graanulid jäävad ära ja läheb rohkem selle pehmema toidu peale. Ja siis väga oluline, et ikkagi heina nad saaksid. Et neil peab olema see võimalus kulutada. Ja kui on juba tekkinud see hammastega probleem, kas me ise saame kuidagi seda märgata? Selline kerge krigistamine võib olla, aga krigistamine võib olla ka täiesti tavalisel puhul, et see ei ole alati näitajaks. Pisinäriliste puhul rotid, hiired, hamstrid, nende see ülekasvamine üldjuhul on tingitud esihammaste puhul ja seda on siis nagu rohkem näha. Kui need esihambad kasvavad viltu, nad kasvavad kuskile moka sisse, seal on veritsust ja sellistest. Nii, tuli veel seoses selle vaktsineerimisega küsimus, kui palju Petsiti kliinikus maksab küüliku vaktsineerimine? Üks vaktsineerimine 36 €. 36 €. Nii, tahtsin veel küsida sellist asja, et ma võtaks meelest ära. Aga võib-olla on kellelgi veel mingit küsimust.
Nii, tuli küsimus. Missuguseid maiustusi tohib anda tšintšiljadele? Alustaks kõigepealt, et värsked on paremad kindlasti, kõik, mis on siis loodused ja naturaalsed tooted. Ehk siis ka juba õunapuu oksad ja selline värske toit on nende jaoks juba maius, kui nad seda igapäevaselt ei saa. Igasugused puuviljad on väga glükoosirikkad, ehk siis suhkrurikkad ja seetõttu siis ka maiustuste andmisel tuleb siis lähtuda sellest, et nad ei saaks liiga palju magusat, eriti kui on tegemist natukene jässatama loomaga. Et igasugune magustoit annab seda kaalu juurde, et sellega ei tasu kindlasti üle pinnatada. Kas sellised maiused nagu pulgad, mis võivad olla ka mingisuguse jogurtiga, nendele vist väga hästi ei sobi? Oleneb, kui tihti anda. Selles mõttes alati maiustega tuleb hoida ennast tagasi. Nagu ka me ise peame hoidma maiustusega tagasi, siis tuleb ka loomadel hoida seda tagasi. Et see on pigem haruldane ja vahel premeerimine kui igapäevane. Et pulka võib anda küll, sellest ei ole väga palju midagi halba. Pulkade saab närida, see on talle rohkem tegevust, see on selline lisastimulatsioon. Tal on tegevust, tal on rohkem huvi midagi muuga tegeleda. Aga igapäevaselt see pulk ei pea olemas. Okei, siis on selline küsimus veel, et teadagi, et kõik need küülikud ja merised ja üldse näris on väga arad loomad. Et nende närvisüsteem ja närvikava on tegelikult väga õrn. Kas tõesti võib küülik surnuks ennast ehmatuda? Küülikud võib-olla pigem mitte, mõtleks võib-olla selliste tšintšiljade peale. Tšintšiljad on veel aramad ja nende kättevõtmine võib olla selline väga stressirohke. Küülikud on ka, aga tavapidamise juures ma arvan, et see on pigem harvnähtus. Et see peab olema ikka väga natukene selles mõttes, see närvikava peab olema natukene õrnem sellel isendil. Et võib-olla mitte iga nüüd küülik ei hakka kättevõtmise pärast. Aga kas sellised asjad nagu näiteks maakodusse viimine suvel, et see transportimine, kas see on ka nendel väga stressirohked või pigem loobuda sellest või see ei tee halba? Transportimine, see oleneb väga jällegi loomast. Kui teda juba väiksest peale selles mõttes sellistes rahulikes tingimustes on viidud, transportides alati siis väikses puuris, mitte siis suures puuris. Ja kui te saate aru, et see küülik või näriline, keda te siis veate transportite, et ta teie jaoks ei muutu stressi, et te olete näinud teda siis tavaolukorras ja nüüd näete ka siis seda autos ja pärast autost välja tulekut. Kui te näete, et see ei talle põhjusta stressi, siis pigem on hea, kui ta saab väljas liikuda. Et ees meil tuleb varsti suvi, et loodame, et meil mõned päevad on isegi väga soojad. Et kuidas kaitsa siis seda väikest närilist või küülikut selle kuuma rabanduse eest ja kui ohtlik see üldse nende jaoks on? Tšintšiljade jaoks on väga ohtlik. Nende see karvkate on mõeldud elama natukene jahedamates tingimustes, jahedates ja kuivades tingimustes. Niisked ja soojad tingimused on siis selles mõttes palju raskemad ja tšintšiljad on siis väga vastuvõtlikud sellele. Merised natuke vähem, nende karv ei ole nii palju kohanenud selle külma ilmaga. Küülikutel, eriti neil, mis on topeltkarvaga, väga paksu karvaga küülikud, et neil on ka kuumarabandus on teemaks. Kindlasti siis jälgida seda, et kui ta on väljas, siis et tal on olemas päikesevari, et tal on olemas koht, kuhu minna päikese käest ära. Ja mitte panna puuvi ka siis otse päikese kätte, eks ole. Aga kas kuidagi jahutada saab ka neid seal puuvis, kui näiteks ikkagi toas on väga palav, et pigem see ventilaator päris nende peale panna ka väga halb idee? Ja pigem see ventilaator võiks olla selline üldises toas, et toas liiguks õhk ja teha siis aken nii palju lahti, et see õhk oleks nii palju värske, et see muutu see tuba umbseks. Tuli veel selline küsimus, et mida teha, kui merisiga ei taha liikuda, tal ei ole sõbrannad, siis ta on agressiivne? Toas need üldjuhul tahavad natuke rohkem liikuda, kui neil on see võimalus liikuda. Et kui ta on oma väikeses puuris, siis tal ei ole väga motivatsiooni. Liikuma panekuks täpselt samamoodi saab maiustega liikuma panna, et lasta ta tuppa lahti, panna erinevatesse nurkadesse maiuseid ja ta selle tõttu siis hakkaks liikuma. Kas see agressiivsus ta on pigem nagu iseloomust? Milline see agressiivsus on ja kuidas see väljendub? Kui see väljendub selles, et kui loom hakatakse kätte võtma ja loom on agressiivne ja ta on seda alati teinud, siis see võib olla käitumuslik probleem.
kui see nüüd on järsku tekkinud, siis see tõenäoliselt viitab valule või sellele ebamugavustundele, et tal ei... Vaadake palun, et võib-olla tõesti tasub Priitu külastada loomakliinikus, et võib-olla tõesti see loomak on teil natuke kuskil midagi valutab. Nii, ja selline küsimus, millega desinfitseerida puuri? Esimene, kui kodus midagi muud ei ole, siis ikkagist seep ja vesi on see põhiline. Nüüd teine asi, et mille vastu desinfitseerida, et kui juba on mingisugune seenhaigusprobleem olemas, siis on eraldi desinfitseerimisvahendid selle jaoks olemas. Nimeliselt ei ole selles mõttes mõtet nimetada, et enamik neid ikkagist toimivad. Kindlasti, mida tuleb jälgida, et peale desinfitseerimisvahendi kasutamist on keemia, tuleb see puur korralikult ära lõputada, korralikult ära kuivatada. Ja kuivatamine on ka just oluline, et kui sinna pannakse selline kuivasi sisse, siis see kuivasi seal muidu lihtsalt muutub märjaks ja läheb hallitama ja tekib uued probleemid. Kas need desinfitseerimisvahend on pigem parem osta ikkagi loomakliinikust, et päris need domestosed asjad vist nagu väga ei sobi või ka võib neid ka kasutada? Nende maha pesemine on nii palju keeruline, et nad on sellele plastikule, eriti kui enamik puurid on plastikus, siis nad on sellele natukene liiga invasiivsed. Et pigem ikkagi siis mingi spetsiaalne loomadele mõeldud desovahend kliinikust osta. Ja millised on merisea mänguasjad? Merisea mänguasjad, väga nad palju, ma võib-olla vastan ise sellele küsimusele, et väga palju nad ei mängi, aga näiteks võib pakkuda sellist rullikest, mis on ka selline nagu maiusepalli süsteemiga. Sinna võib ka näiteks mingid purgand vahele panna, et siis võib-olla nad natuke seda veeretavad. Võivad mängida ka sellise maiusepalliga, aga jah, väga nad ei mängi, aga millega nad võiksid mängida, on see sama heinapall, mida ma teile juba näitasin, et minu merisiga see puurisaedikus, mul on periseadaedikus ja nemad ka päris hästi keerutavad seda, et seda neid variante võib täitsa proovida. Kas on veel küsimusi arstile? Nii. Kas stress küülikule tekitab erinevaid haigusi? Kuna küülikud on väga stressihaigused, siis jah, stress tekitab haiguseks on võib-olla natuke palju nimetada, aga probleeme tekitab küll. Esimene probleem on siis see sama mittesöömine, mis on siis stressist võib-olla tingitud, võib-olla lisaks tingitud. Ja siis tekib see suletud ring, et kui on stress, siis ta ei söö ja kui ta ei söö, siis tal on valus ja kui tal on valus, siis ta ei taha süüa. Just. Ja kõik see läheb uuesti peale. Just. Mis võib olla põhjuseks, kui rott sügab ennast tihti? Rottidel on sise- ja välisparasiit, enamasti see vist võib olla välisparasiit. Et kui on ka toast, või tähendab, kui tuppa tuuakse väljas, siis erinevaid mingisuguseid toitu, ütleme siis värsket soitu, siis tuleks seda nagu jälgida, puhastada ja siis on ka tõenäosus, et see välisparasiit sealt tuppa tuleb sellega kaasa. Kui looma poest võetakse, siis mis iganes näriline ja küülik ja avastatakse, et ta sügab ennast, siis kuna te ei tea eelnevalt, miks ta võiks sügada ennast, siis pigem külastada loomakliinikut, et järgi vaadata, et kas seal võib olla mingisugune muu probleem lisaks ja siis saab seda nagu täpsemalt ravida. Ja palun, kui te toote mõnda looma endale, ei tea ükskõik kust kohast, kasvandusest, loomapoest, lihtsalt kellegi teise inimese juures, palun pidage meeles, et on olemas selline sõna nagu karantiin, mis võiks olla mingi 2 nädalat miinimum. Ärge pange kohe oma uue looma vanade loomadega kokku, sest et me ei tea, missuguse haiguse või parasiidi võib ta endaga kaasa tuua ja siis võibki tekkida selline olukord, et vähe sellest, et see loomake on haige, siis ta nakatab ka teised kõik loomad, teie enda loomad. Et alati uue looma reegel eraldi 2 nädalaks ja siis vaatame edasi. Nii, küsimus on veel selline. Kui küülikul on käppadel tekkinud juba dermatiit, mis siis oleks selle ravi? Selle ravi on siis koos ennetusraviga, ehk siis tuleb jälgida seda, et miks tal see kõigepealt tekkis. Ehk siis kas ta on ülekaaluline, kas ta ei liigu, kas ta elab kõval pinnasel. Alustada siis kõigepealt selle äravõtmisest või siis luua talle siis sobivad tingimused. Oleneb sellest pododermatiidi astmest ka, et kui see on ainult kerge punetus, siis kerge puhastamine või siis ka nende paremate tingimuste loomine võib juba parandada kogu olukorda.
kui seal ikkagist on juba haavandamine, siis seal on ka bakteriaalne põletik. See on väga valulik protseduur, seal väga valulik seisukord, mis sellel loomal on ja seda tuleks juba kliinikus üle vaadata. See võib vajada kirurgiat. Kodus üldjuhul on see puhastamine kloorheksidiinilahvidega. See võib ju luudesse minna, luud võivad hakata mädanema, mida iganes. Teate, ma hoidsin ükskord ühte merisiga ja tal oli jube lihtsalt. See pododermatiit, ma ravisin seda 9 kuud, enne kui ta terveks sai. 9 kuud. Nii et sellega palun tõesti pigem ära hoida, kui seda ravima hakata. See on väga pikaajaline, väga piinarikas looma jaoks. Seda on tohutult raske välja ravida. Et palun kohe, kui te see seminar lõppe, palun võtke kätte, minge, vaadake, võtke teie loomad välja, vaadake nende käpapadjadid üle. Kui seal on juba kas või natukene roosa või punane, hakake palun tegutsema. See on tõesti suur probleem. Selline küsimus, kas küülikutele võib lisada toidule juurde vitamiini ja kas on vaja? Võiks ja peaks. Küülikute puhul on see natukene kergem, sest et nende toidulaud on üldjuhul tavaliselt natukene rikkalikum. Jah, küülikutele võiks lisada. Merisigade puhul peab lisama. Et merisigadel C-vitamiini puudus on väga tõsine probleem. Puudusest tekib neil liigese probleeme, luude probleeme ja hammaste probleeme. Ja kui siis see probleem või see puudus on juba tekkinud, siis selle ravimine jällegist on veel raskem. Et siis tuleb see ravim on pikaajaline, nende kaasvate haiguste ravi on pikaajaline. Aga need väikesed närilised nagu hamstrid, teegud, tšintšiljad, kuidas nende vitamiinid? Nemad üldjuhul nii palju seda, et nad saavad toidust kätte. Siin on jällegi see punkt, et ärge ostke seda müslilaadset toitu, eks ole, kus nad saavad välja valida, eks ole. Et seda ma söön, aga vaat seda kibuvitsamarja, mis ongi tegelikult C-vitamiini allikas, seda ma lihtsalt ei taha ja viska minema. Kõige parem ongi see ühtlase graanuliga toit, nagu me alguses rääkisime, kus on siis nad saavad kõik oma need toitained ja vitamiinid kätte. Millest tekib küülikul E-cuniculum bakter või sisekõrva põletik? E-cuniculum ehk siis entsefalitosoon cuniculi on haigus, mis tekkepõhjus on selline natuke keeruline. Ta tekib üldjuhul välistest tingimustest sisse tuua. Seda saab sisse tuua ka omanik teiste loomadega kokku puutudes. Seda saab sisse tuua heinaga, rohuga ja putukatega. Et see on ikkagi nii palju keeruline ja selle ärahoidmine on ka üldjuhul üpris keeruline. Samamoodi avastamine. Kui see juba välja lööb, siis selle ravi on ka pikaajaline. Ja hoida siis ka muidugi eraldi teistest loomadest ja kas inimestele on see ka ohtlik? Inimestel üldjuhul ei ole. Ei ole, aga näiteks koerale või kassile või ei või. Okay. See on ikkagist küülikute ja näriliste. Aga sisekõrvapõletik, millest see tekib? Sisekõrvapõletik on nüüd nende lontkõrvaliste probleem üldjuhul. Ta võib olla ka kikiskõrvaliste, aga lontkõrvaliste on rohkem, kuna seal, kui need kõrvad on märjad, kui seal kõrval tekib kerge väliskõrvapõletik, siis see põletik võib minna lihtsalt sissepoole. Selle kodune ravi ei ole väga lootustandev, väga palju sinna midagi teha ei saa. Kodus tuleks nii palju, et tuleks kontrollida neid kõrvi, kui näete, et kõrvad on mustad seestoolt, siis tuleks alustada ravida. Kui sellega jääda hiljaks, siis tuleb vaadata sisekõrva, keskkõrva ravi. Et see on juba jällegist, võtab rohkem aega, rohkem. Ühesõnaga, mida varem te pöördute loomakliinikus oma närilise või küüliku tervise murega, te hoiate raha kokku, seda kiiremini teie loom paraneb, seda kergem on ära hoida suured tüsistused, halvad, mingid probleemid, mis võivad tekkida ja me võime öelda ka seda, kui me tegutseme liiga aega, võime looma kaotada, eks ole. Et selliste loomadega ärge venitage, pange aeg kohe kinni, esimesel võimalusel tulge näitama, sest et parem karta kui kahetseta. Ja meie omanike kohustus ongi selline, et me peame võimaldama loomale abi, kui ta seda vajab. Seda on lausa seaduses öeldud, on olemas loomakaitseseadus, mis räägibki meile, et kui meie loom vajab arstiabi, siis meie oleme kohustatud alles seda võimaldama. Kahjuks me enam ei jõua vastata küsimustele. Suur tänu, Priit, et jätke siis meelde Rannamõisa loomakliinik,
Petsiti ja Priit Peetris, näriliste eksootiliste lindude spetsialist suure kogemusega, alati aitab teie loomakest. Suur tänu ja suur tänu ka teile, kes te kõik täna kuulasite ja esitasite küsimusi. Meil on väga hea meel, et selle teema vastu on selline suur huvi. Külastage meie kaupluseid, meil on siin praegu ka mõned allahindlused ja head pakkumised. Ja külastage meie kliinikuid ja hoidke palun oma pisikesi, sest nemad on seda väärt. Nad on täpselt samasugused loomad nagu kassid ja koerad ja vajavad täpselt samamoodi meie tähelepanu, meie seltskonda ja kõike parimat. Aitäh teile!